Nii, tere! Olen Maila müstilisest maailmast. Nõnda, nüüd on siis septembri kuu kohta järg jõudnud niimoodi, et mida toob septembrikuu aprillikuus sündinutele. Mida toob septembrikuu aprillikuus sündinutele. Et nii kaua siin kaarte sean ja laon teile ka ütlen, et kui, juba tuleb teile, hakkab juba välja hüppama. Et mul on nüüd Facebooki lehekülg täpselt sama nimega, nii nagu see YouTube'i lehekülg Maila müstiline maailm. Et siis, kui te tahate mulle kirjutada midagi isiklikku siis küsida nende kohta, siis te saate sinna kirjutada ja küsida, et siis ma saan need kirjakesed sealt ilusti kätte ja saan teile vastata. Ja siis saame juba edasi vaadata, mis vaja on, et siis saame juba kokku leppida, et kuidas te saate minu vastuvõtule tulla, kui te soovite. Ja tänan teid kõikidele tagasiside eest, mis te olete mulle siin kanali peal alla kirjutanud andnud. Et väga, no muidugi need kurvad uudised, mis on, neid on muidugi kurb lugeda, aga igal juhul olen ma väga tänulik nende tagasisidede eest. Sest endal on ka ju tore ju vaadata ja lugeda, et kellel mida juba on läinud täide ja muidugi ega ma endas ei kahtle oma kaardipanekust, sellepärast et ma olen seda teinud juba keskkooli ajast alates, et see kogemuste pagas on parasjagu suur. Niimoodi. Vot, ja kirjutage, kribage mulle siia alla, kuidas teil suvi läinud on. Et kas on ootuspärane, kas ei ole ootuspärane. Vot sellised lookesed. Ja nüüd ma toimetangi rohkem kodus. Mitte rohkem, vaid ma toimetangi kodus. Ma olen küll niimoodi teinud, et kui keegi on tahtnud Viljandi korteri on ammu müüdud. Et Viljandi kohakese teraapiatoa me andsime ära. Sellepärast, et minul sai kodus tipi valmis, ma saan tööd teha tipis. Ma saan siin omal väliköögiruumis teha tööd ja toast saan teha. Ja Merike toimetab oma kodus, Merike Karo. Et teda saate siis leida selle lehe pealt, mis on väikesed imed. Et Facebooki lehe pealt. Nii. Ja siis nii ongi. Ja kui tahate meid koos kuskile mingisugust toredat üritust korraldada, naistekaid õhtuid värke, siis te saate oma õhtuid müstilisemaks teha. Näiteks küll on olnud selliseid naisteklubide õhtuid, kus tullakse, Viljandis vähemalt tuldi meie juurde neid naisteklubi õhtud korraldama, päris toredad olid need. Et meie siis tegime tervime neile siis Samani rannakut ja panime kaarte ja vestlesime ja siis oli meil selline tore. Istusime ja sõime ja selliseid toredaid vestlusõhtuid näiteks. Siis neid koos me saame ikka teha edasi, sellest ei ole midagi, et mina toimetan oma kodus, tema oma kodus. Aga jah, et nüüd siis ma olen sättinud ennast siia koju ära ja siis kui see suvine kiirem aeg ja õuetööd kõik ära saavad, eks siis saab rohkem teha neid videoid ka ja saab teha seal tipis ka neid üritusi. Ma olen küll teinud küll, aga ma ei ole üles pannud. Sellepärast, et kui on tellitud sellised üritused, siis ma alati olen ka küsinud, et kas te tahate, kas ma võin oma YouTube'i kanalile filmida kasutada ja kui ei ole tahetud, on tahetud jääda selliseks privaatseks, siis ega ma neid üles ei pane ju ka. Et sellepärast ei olegi teieni veel jõudnud ühtegi sellist YouTube'is sellist toredat tipiüritust. Aga jah, kui on avatud vestluslõhtud, siis saan ikka panna ülesse. Vot nii, seda tahtsingi teile vahepeal öelda. Nii, et ma ei ole kuhugi kadunud ja loodetavasti sügisel hakkangi
hakkangi korralikumalt siin toimetama. Niimoodi, vaatame. Nii, aprillikuus sündinud, nüüd on küll kaardid nii läbi segatud. Peaks olema hästi aprillikuus sündinutele, mida toob september, aprillikuus sündinutele. Näiteks ennem kukkus maha siin esimene kaart oli õnne sümbol. Mul on vaadata vaja siin. Okidoki, niimoodi. Alati, kui tuleb mingi natukene raskem kaart, siis ma alati vaatan peale kaardi, et mis sorti või kus kohas see katsumus või raskus tuleb. Ja see lihtsalt võib ollagi mingi selline, see on tavaliselt ongi selline ajutine raskus. Niimoodi, kohe vaatan, ahaa, seda ülemist rida teie ei näegi. Okei, pole hullu midagi. Järgmist näete. Ühesõnaga, siin on niimoodi, et muidu ilusasti, kõik ilusasti, meesterahvastele näitab väga ilusasti, ilus, kõik õnnelikult läheb, suhtlemist tuleb teil palju, naisterahvastele näitab siin ka uue austaja tulekut võib tulla, aga kui on, no et see on juba oma valida, et mis siis teha, kui olete vallalised, siis teil on muidugi väga hea meel selle üle, kui olete suhtes, siis on natuke keeruline, siis tuleb asjad ära lahendada. Et eks te siis ise juba seda enda järgi saate vaadata, sättida, aga hästi palju suhtlust tuleb teil. Võib-olla te peate ennast jagamagi mitme koha vahel, paljude inimeste vahel, peate võib-olla mitme töökohaga rabate, et see võib ka siin olla. Siis peale seda pikka rabamist siin näitab, et tuleb ka selline siis välja teenitud tasu. Nii, ja teil ka on just nagu selline, no ikka parem periood tulemas. Naisterahvastele näitab muiduks siin küll koduga seotud mingisugust katsumust, mingi ajutine katsumus koduga seotud. Niimoodi. Ma võin ka vaadata, aga siin näitab täiesti niimoodi, et siin võib tulla, katsumuseks võibki tulla see, et kodused suhted, kodused omavahelised suhted, kodu ja partnerlussuhted. Aga siin näitab selliseid uusi avanevaid võimalusi, näitab, et teil on ilusti, ei pea midagi muretsema, kartma, sellepärast, et teil on siin näitab kõrgem kaitse ilusti peal, et universum toetab teid, aga jah, mingi selline ajutine katsumus koduga seotud. Kui on siin ka uus avanev võimalus, siis võivad ka olla uue kodu võimalused, aga lihtsalt mingisugune asi tuleb vahepeal siin lahendada, see laheneb väga ilusasti ära ka muidugi. Nii et võib-olla on ka niimoodi, et noh, oletame, toome mingi näite lihtsalt, et teie näiteks, teie leiate mingi ägedama elamise ja mees ütleb, et ei, mina ei ole huvitatud siit ära kolimisest, mina tahan siin paiga peal olla või vastupidi, on ju. Et siis näitabki niimoodi, et see on selline natukene selline katsumus või selline, noh, ta ei ole otseselt ka konflikti koht, aga on selline küsimärgi ees olemine, et mis siis edasi saab, aga võib-olla ka lihtsalt võib-olla mingisugune apsakas seal kodus, noh näiteks veetoru lükkab, et siis on selline jama, siis on vaja ruttu lahendada, ühesõnaga kiirreageerimist vajab ja ruttu lahendamist. Ja siis näitab teile, et see kuu muidugi läheb teile hästi kiiresti ja kuu lõpuks on kõik juba ilusasti. Siin on päiksekaart, mis on edu kõikides ettevõtmistes, et selle koha pealt on kõik okei, aga vaata mingi vimka võib sisse visata. Nii. Jah, ja kes on üürikodus, sellel võib-olla võib ka see ebameeldivus tullagi näiteks sellest, et kui tahetakse ära müüa seda, omanik tahab korterit müüa, siis te peate hakkama otsima ruttu uut korterit või siis tahetakse renti tõsta, et see on ka teie jaoks natukene selline ootamatu ja paneb mõtlema, et issand, mis asja nüüd teha, et kuidas ma saan hakkama, et kõik sellised võimalikud variandid võivad olla. Nii, nõnda, vaatame järgmisi. Nii. Näed, siin näitab samamoodi koduga seotud, aga siin on isegi niimoodi, et siin on selline, on küll koduga seotud selle ootamatus, aga see on hea ootamatus. Siin on võimalik teil ka saada midagi kingituseks või ma ei ütleks, et pärandusasja ma lausa ei ütle siin, aga midagi teie jaoks ja väga positiivne üllatus. Siis näitab
teha investeerimist, väljaminekut natuke või siis saate, noh, peate välja andma natukene või siis saate ise vastu. Nii et saate ka natukene, mitte väga palju mingit märkimisväärset summat siin ma ei näe. Siis on tööalaselt võimalik, et teile tahate juurde küsida raha, siis te võite seda teha, kuigi ma näen, et siin ei tule mingisugust suurt palgatõusu. Et kui pannakse, siis pannakse nii natukene juurde, et pigem on see just nagu selline, noh, on ja ei ole ka, noh, sama hästi kui oletame niimoodi, et teil pannakse näiteks 10 eurot palgale juurde, noh, nii väike see arvatavasti siin ei ole see summa, natukene võib suurem olla, aga ega ta eriti palju suurem ka ei ole. Ja tõstetakse mingi väike osa ainult ja siis mõtled ka, et no mis asja, see on nagu mõnitus. Nii selline ja see olukord paneb teid rohkem otsustama selle peale seda, et äkki võtaks midagi ette ja teeks midagi enda omad, et hakkaks oma asja ajama, sest te ei jää sellega rahul. Kodune olukord õnneks on selline toetav, aga et ei jää rahule selle natukesega, et ei, noh, kõik elukallidus, kõik tõuseb ja siis antakse näpuotsaga. See ei aita teid tegelikult mitte ühtegi grammi. Vot nii, aga see paneb vähemalt mõtlema seda, et teha oma valik, oma südame järgi, mingit muud teed otsida. Niimoodi, siis on siin suhtlemist on kogukonnaga hästi palju suhtlemist ja miks mitte ka võimalik on ka see, et võtate koos kogukonnaga midagi toredat ette ja loote siis midagi, mis on kuidagi annab sellist nii suhtlemisest kui ka muud moodi ka sellist kindluse tunnet ja rahulolu endale. Võimalik on ka kaalumine, kas minna välismaale või kes on kuskil mujal, võib-olla need võivad just kaaluda, et tahaks tulla tagasi kodumaale. Nii et selline teema siit tekib ülesse. Et siis vaatate, kuidas te oma asjakesed siis sätite. Ja. Ma vaatan igaks juhuks ühe kaardi, võtan siia peale, vaatan millega seoses. Jah, pigem ikka on siis mõtlemine paremat elu minna otsima kuskile. Nii. Vaatame siis edasi, mis meil siin on. Niimoodi. Jaa. Nii, head kaardid tulid. Nõnda, siis ma rohkem ei võtagi. Mis ma olen muidu võtnud siit? Vaatame, piilume. Hea küll, võtame ikka sellega. Muidu on niimoodi, et teile saab liiga vähe kaarte. Nii. Kuu algus võib natukene olla sellist selgusetust. Natukene kahtlusi, kõhklusi mingite asjade suhtes siin. Ja kuna siin kõrval on koostöökaart, siis ongi selline teema, et võib-olla võite kahelda, võite siin mõelda, et kas kellegiga koostööd kas jätkata või mitte jätkata. Teil tuleb ka siin muidugi väga selliseid uusi huvitavaid pakkumisi, võite vastu võtta need täiesti. Et just see koostöö osa kas läheb olemasolevate koostööpartneritega paremaks või siis tulevad uued huvitavad väljakutsed ja pakkumised. Nii tervise olukord näitab siin olevat hea ja kellel on mingisugust tervisemuresid, siis näitab oma tervise tugevdamist, paranemist. Ja nii huvitav, et väga palju uusi sõprussidemeid võib tekkida. Et te võite hakata tundma sellist tugevamat ühendust, kas siis mingi
alaga, mingi kohaga, inimestega, uusi sõprust tuleb siin, tutvusi tuleb siin päris palju. aga just see, et teil tekib selline, kellel tekib siis ühendust, tunne, et tahaks rohkem maal olla. Et pigem ütleks jah, sellist maaga ühendust rohkem. Ja võimalik, et hakkate uurima ka oma juurte teemat. Nii et kuuluvust. Et hakkab rohkem selline teema teid huvitama. Nii, lugu lõpupoole näitab väga lahedalt. Siin näitab mingisuguseid mingid toredaid uusi algusi. Külluse ja heaolu kaart tuleb, hea õnne kaart tuleb. Nii et peaksite väga ilusasti rahul olema. Aga täitsa ja kohe näitab ka sellist, kui te mingid ette võtate mingisuguseid uusi algusi, siis või on teil mingid ideed, mida te siis tahate hakata ellu viima, siis hakake vaikselt oma ideedega pihta, sellepärast et näitab, et universum justkui soosib teie uusi algusi ja uusi ettevõtmisi, ükskõik mis alal need ka on siis. Nii et andke aga tuld nii-öelda. Võt, nüüd vaatame järgmised kaardid. Nii. Vahepeal läks väljas juba pilve ja tulin ära sisse. Nii et esimesed jaanuar, veebruar, märts said enda ennustused õues. Teie saate toas. Nii kahju, et vähe on ilusat suve olnud. Juba on see suvi läbi ja et see on küll täiesti huvitav ja seda peab ju paika seda, et see hobuse aasta tõesti on kiiresti läinud. Nii, vaatame siis nii. Et siin näitab ka uut algust, sellist huvitav, siin on selline natukene sellist maagilisust, lootusi, see on ka mingi, see võib ka lapse sündi tähendada. Teadlikkust, ootust, võib ka lapse ootus olla, siis usaldust näitab siin, usaldust ma vist juba ütlesingi. No võt, nii et uusi algusi ja need uued algused võivad olla siis mis iganes asjadega uued algused, aga võib ka olla uue elu loomine, uue pereliikme lisandumine, siis intuitsioon läheb teil tugevamaks, hakkate rohkem, teie ellu tulevad igasugused mõistatused, te hakkate märke rohkem jälgima, siis hakkate rohkem tähelepanu panema mingid mustreid muutma enda jaoks ja rohkem siis sellist sünkroonsust enda elus otsima. Ja siis tuleb välja edu, rikkus, armastuse kaart, kõik küllus ja tunnustus ja selline, ühesõnaga edu esile kerkimine. Ja te võite ka täiesti see esile kerkimine tuleb siin oma sellise teadlikkuse ja tarkusega seoses, et teid hakatakse rohkem märkama, teid hakatakse rohkem tunnustama, teid hakatakse rohkem kuulama. Kui siin teie intuitsiooni tõusu on näha, siis sellega seotud, käige seda teed, valige see tee, sellepärast, et siin näitab sellega seoses edu ja te võite hakata kuidagi teistele olema eeskujuks või teejuhiks. Ja võite ka hakata tegelema selliste vaimsete õpetustega. Nii, edasi vaatame siis, mis meil siin on. Selline rahulik usalduses olemine ja mingi vana vabastamine, kuna siin ennem oli ka natukene mingisuguseid märke ja mustreid kaardis, siis järelikult te saate selle nende teile mitte vajalike asjade vabastamisega väga hästi hakkama. Aga täiesti olete rahus, teadlikus, usalduses ja teil tekivad need tundmised ja teadmised, mis te tahate edasi teha ja kuidas te tahate siis
oma elu sättida. nii, teil on hästi oluline õiglus, lojaalsus. Te võite olla teiste jaoks vahendajad niimoodi, et võimalik, et kui keegi ei julge kellegiga otse suhelda, siis teie olete just nagu selline vahelüli või puhkpersoon lihtsalt sellepärast, et teid usaldatakse ja teie tugi on siis hästi oluline. Ja te suudate neid asju lahendada ka. Niimoodi. Järgmised on meil siis, võib tekkida huvi traditsioonide vastu, ajaloo vastu. Teil on päris kohe selline isiklik huvi. Niimoodi. Kohe vaatan, mis informatsiooni mul siit tuleb veel. Ja pigem ikka selline informatsiooni, aga see on ka oma kuidagi kas siis kuuluvuse, suguvõsa või mingi sellise ajaloolise kuuluvuse suhtes ja traditsioonide taastamine, siis huvi võib rohkem tekkida. jah, pigem jah, kõige selle vastu siis, mis on traditsioonide ja esivanematega seotud. See on väga huvitav. Okidoki. Ja kuu lõpus näitab siin väga ilusasti. Siin on ilusasti on külluse, energia, armastuse, kõik selline tasakaalus olete. Ja olete ka kuidagi informatsiooni saate paremini oma alateadvuselt. Nii et väga lahe, päris põnev. Nii. Nõnda. Nii, vaatame siis edasi. Vaatame, mis näitavad siis need jumalannade sõnumikaardid, mis nad soovitavad teile. Nii. Vaatame. Nõnda, 2 kaarti nagu ikka. Loodus, ühendu loodusega ja külluse kaart. Loe oma õnnistused kokku. Niimoodi. Hommikul tuli ka hüppas see kaart välja ja sellepärast, kui ma seda kaardipakki vaatasin ja valisin, et kas ma mis kaarte ma täna kasutan, siis tuli samasugune kaart välja. Hästi lahe külluse kaart, et loe oma õnnistused kokku. Ja kohe tuli selline seos, et see, mille vähesed asjadki, väiksemadki asjad, mille eest sa oled tänulik, et selle tänulikkusega tõmbad enda ellu seda küllust juurde. Ja kui loodusega ühendamine, siis ma ütleks pigem niimoodi, et see laiemalt kergemalt on muidugi, et jah, et olge looduses rohkem on ju, aga samas on laiemalt mõistes on ka nii, et kui te isegi elukoht looduses, et vaadake, et oleks sellist loodust ja rohelust teie ümber rohkem ja kui toitumist valida, siis kasutage ka rohkem, praegust on sügis, nii palju on kõike külluses, et kasutage neid ande, mis loodus pakub, tehke sisse. Nii et hästi sellist külluslikku küllust pakub siis see universum teile. Nii, vaatame, mis rutikaardid ütlevad. Millele siis veel vaja natukene tähelepanu pöörata. Mingi aeg ma ei saanud neid kaarte, ma olen ostnud neid kaarte ja mingi aeg ma ei saanud neid kaarte kuidagi kasutada, sellepärast, et nad tundusid mulle nii mustad ja nii sünged. Musta taustaga lihtsalt, mitte energeetiliselt. Ja oi kui armas, niimoodi, vaatan. Nii, võtame 2 kaarti.
nii, kuna nad hüppasid välja siis ja ma ei saanud neid kasutada ja mingi aeg ma isegi ei kandnud üldse musta riiet, nüüd mul on mõni üksik must riidese ka ikka. nii et ma olen selle musta värviga natukene sõbraks saanud ja siis tekkis ka tahtmine neid kaarte kasutada siin täna. nii, ühe kaardina hüppas välja rahakaart. siis on ta siin hea rahaline kasv on saabumas, miski tõstab sinu rahalist sissetulekut, kasv on püsiv pikaajaliselt, siis näitab siin veel, et lood olulise väärtuse, oodata on uut ametit, edutamist, uut projekti, eesmärkide täitmist või eesmärkide täitmist ja mitte täitumist. ühesõnaga selline rahalise rikkuse kaart on tulemas ja siin on ka elukaardikene, kus on peal kirjutatud, et sinu ellu on saabumas midagi uut. see, mis saabub, tuleb, et jääda pikemaks ajaks sinu ellu. kaart sümboliseerib ka selle elu selle igas võtmes, kasv, uue sünd, lapse sündi võib tulla, rasedust võib tulla, uut kodut võib tulla, uut tööd võib tulla, ühesõnaga kõike võib uus suhe tulla. et lihtsalt näitabki seda, et teie elu võib tulla midagi toredat, midagi uut ja olge siis sellele uuele avatud ja võtke see tänutundega siis vastu. nii, väga armas, nii et teile sai nüüd ka loetud, et kes siis tahab, võtab minuga ühendust ja mind saab siis sealt Maila müstiline maailm Facebooki lehelt ka kätte. ja siis isikliku Messengeri pealt muidugi saab ka. nõnda. ja nii ongi, nii et väga äge, et toredat seda suve lõppu, mis loodetavasti tuleb see siin ilus päikseline veel ja siis ilusat sellist külluslikku aega. looduses on ju viljakoristusaeg, küllus ja kasutage kõik võimalused ära, mis teile siis tuuakse. et mul ka üleeile käis sõbranna külas, tõi kurke ja õpetas mulle ära, kuidas siis, tal on väga maitsed alati tehtud ja õpetas mulle ära ja siis oli õhtul veel peale tööd tuli siis kurkide sisse tegemine ja siis täna minu vaba päev on juba poole peal, õigemini peaaegu õhtus ja ma teen ikka veel salvestusi ja need tuleb lõpuni teha. nii et vot sulle vabad päeva, aga pole midagi, sellepärast et muidu tuleb kuu lõpp, ütleb uue algus ja siis teie ootate ikka veel ennustusi. teate, ma praegust vaatan, ma kunagi ennustasin kohvipaksu pealt ja ma vaatan praegust seda oma, mul on küll sigurikohv, ma päris kohvi ei joo. mõnikord harva ainult ja siit ma vaatan, et täpselt samamoodi saab põhjast, ma saan ennustada, issand kui huvitav. mega lahe. ma jätan ta, ei taha seda sogasid juua muidugi, aga ma jätan ta niimoodi, ma saaks pärast lugeda. väga lahe. nii et kohvipaksu pealt ma pean üles otsima, kus mul kohvipaksu pealt ennustamine on. enam-vähem ma saan nende piltide järgi juba ise ka informatsiooni, aga mõned sellised spetsiifilisemad asjad, mis ei pruugi saada, siis neid pean vaatama. mul on kunagi üles kirjutatud, ma olin siis, jumal, ma ikka käisin koolis ja siis oli nii huvitav, oli kohvipaksu või teepaksu pealt ennustamine, ma isegi ei mäleta, kus kohas see oli, see vist oli mingisugune, no see ei olnud ajakiri ka, see oli mingi selline lehe versioon, mingisugune äge. isegi ma ei tea selle pealkirja, aga ma olin siis alles koolilaps. siis ma võisin ollagi 8. või 9. klass või ja kuskilt ma sain selle ennustuse teema kellegi käest. tal oli vist ikka jah niimoodi, et ma kirjutasin ümber kõik endale, sest mulle nii pakkus huvi see kohvipaksu pealt ennustamine. vot. nii et jälle üks teema muidugi, millega tegeleda. nii, aga kõigega ei jõua tegeleda. vot nii, aga teile ilusat suve lõppu, nautige. võtke veel suvest, mis võtta annab. et sõitke veel ringi ja
ja mis sest, et see kooliaasta hakkab pihta ja et noh, et ikka pead ennast tasakaalus hoidma ja leidma aega puhkamiseks ka. nii et aitäh teile, järgmise ennustuseni. nii.